No nii, tervist! Üritame täna siis teha katset saepuru imuriga, mis on tehtud ringi ameeriklaste malli järgi, selle Dust Collectori järgi, et saepuru mitte ei jookse kotti, vaid jookseb anumasse. Selleks on siin võetud 100-liitrine plastvaat, tehtud uus raamistik, ventilaator tõstetud üles. Toru sisse lõigatud avad, et ta ei puhuks, ja kotti on maru tüütu kõik tühjendada ja peksab filtri üle poole, kui on saepuru täis, lööb filtrisse, siis on tõmme kadunud. Et nüüd on, nagu näha, on kott täiesti tühi. Siin midagi ei ole sees, on puigivõrd, noh. Nüüd peaks ta nagu siit sisse minema. Sealt eraldame ära, saepuru peaks kukkuma alla vaati. Ja minema siia minimaalselt. Aga teeme selle katsetuse ära, sest nagu näha, on kott tühi. Veel teiselt poolt ka näidata. Täitsa tühi. Ühendame siis saepurutoru ventilaatori alt jooksusse kollektorisse, nagu nad seda püüavad nimetada. Ja püüame käivitada. Iseenesest toimib samamoodi nagu. Tõmme on küllalt hea, sama praktiliselt. No nii, nüüd peaks saepuru nagu puhas olema maast. Vaatame, mis siis kuhu läks. Näha, kott on tühi. Teiselt poolt no on midagi. Väga vähe. Praktiliselt ei olegi. Nüüd lähme vaatame anumasse. Nii.
panuma saab siit alt tõmmata. Nii. Põhimõtteliselt on kõik siin tünnis. Ei olegi muud keerulist. Ameeriklased olevad selle välja mõtlenud, aga arvan, et keegi lihtsalt ühendas torud kunagi valesti ja vaatas väga hästi toimib. Iseenesest siin ei ole midagi, see on kõik vineerist tehtud. Lihtne kodus teha. Sees on ava, mis eraldab ära. Saepruplaadist on põhi, isegi oleks võinud vineerist teha. Ja tavaline poest ostetud saepuruimur, millel oli mootor esialgu põrandal maas ühel tasapinnal. Aitäh!